Mõtlesin, et teen ühe väikse kokkuvõtte sellest, mis toimus nädalavahetusel ja eelkõige, mis puudutas sellist toredat üritust nagu Ironman Otepää 70.3. Alguses oli plaan teha see Instagrami storiesse, aga mõtteid tekkis päris palju ja panin isegi mõned paberile, et midagi ära ei ununeks. Seega hakkame vaikselt pihta. Võib-olla kõik ei tea, mis Ironman on, eriti veel Ironman 70.3, mis loom see siuke on. See on triatlon, mis koosneb siis 1,9 kilomeetrist ujumisest, millele järgneb 90 kilomeetrit ratast ja siis kerge 21,1 kilomeetrit jooksu ehk pool maraton. Üks põhjus veel, miks ma seda videokujul teen, on see, et ma tahaks neid asju veel teha ja pärast on tegelikult päris hea vaadata, et mida ma vahetult pärast üritust ise arvasin. Sellest kõigest osavõtmine oli kindlasti üks äge otsus ja kogu selle pulli juures oli see kindlasti kõige raskem füüsiline katsumus, mida mina enda elu jooksul teinud olen. Aga ma valetaks, kui ma ütlen, et ma ei kahetse absoluutselt, see oli kuradi raske, eriti see jooksu teine osa. Ja kindlasti andis see mulle endale sellise suurema respekti just täispika Ironmani vastu, mida ma mõtlesin ka see aasta teha, aga ma hetkel siiski seda ei tee. Et äkki siis järgmine aasta, et sõnasid ja sõnu jääb puudu, et seda tegelikult kirjeldada, mis tunded ja mis emotsioonid sind selle kõige ajal valdavad. Ja kindlasti seoses täispika Ironmaniga, et see on raskem, kui ma arvasin, sest et ma tean ennast piisavalt hästi, et ma niisama sinna läbi tegema seda minna ei tahaks. Jalutamine ei oleks võib-olla siuke asi, mida ma seal teha tahaks ikkagi liikuda kogu aeg, kas või aeglaselt, aga liikuda. Aga hetkeseisul ma tunnen, et see jooksu osa on kindlasti siuke asi pärast ujumist ja ratast, kus ma nagu väga ei liigu, sest et ma lihtsalt ei ole nagu mahtu jooksnud. Ujumise kohta nii palju, et ma teadsin oma basseini aega ja ka selle järgi võtsin endale seal nii-öelda selle koridori, milleks ma pakkusin, et 35–40. Rohkem lootsin sinna 35 poole, sest et Kalipso teatavasti peaks nagu voolavust ja libisemist juurde andma vees. Samas, kui vaadata, kui sinka-vonka ma ujusin, kuigi täpselt seda ei tea, et kell mul ei käinud ja trajektoori ei tea, siis ma arvan, et see 37, mis mu ajaks sain, oli tegelikult päris okei, et ma kujutan ette, et ma 2 kilomeetrit ikka vastu ujusin või natuke rohkem. Et siuke sekund alla 2 minuti 100 meetri kohta on nagu suhteliselt okei tempo, seda on suutnud ka basseinis hoida, aga tulevikuks võib-olla siis üks asi ongi see, et tuleks õppida seda suunda rohkem vees hoidma, rohkem tihemini nagu otse vaatama ja vaatama, kus see poi lõpuks on, mitte siis niimoodi teha. Et ma rohkem selle ujumise kohta ei oskagi öelda, et see on ikkagi kõige lühem ajaliselt selle kogu Ironmani juures, et selles mõttes on ta nagu võib-olla kõige lihtsam. Vahetusala number 1. Ega seal midagi muud ei olegi, et veest välja, krabad rattakoti, maadad veidi Kalipsoga, üritad selle seljast ära saada, jalad veits kuivaks, sokid jalga, rattasussid jalga, kiiver pähe, prillid ette, mõned keelid taskutesse ja nagu minek. Siiski võttis mul see aega peaaegu 4 minutit, selles mõttes ei tea, kus see aeg kõik kulus, aga igatahes minekut ma sealt panin ja peale seda algas rattasõit. Rattasõidu osas kartsin ma võib-olla kõige rohkem seda algust selles osas, et kuidas on tulla ujudes horisontaalaasendist siis nii-öelda vertikaalasendisse, kui pulss on kõrgem. Samas tegelikult ei olnud see üldse nii hull, sest et ju see 4 minutit aitas piisavalt välja puhata, et rattale hüpates oli täitsa okei tunne. Pluss alguses polnud nii mõtet kohe kõvasti panema hakata, sest et 3 suurt tõusu oli enne Otepääd veel ees ootamas, et nendega ei maksnud ennast kindlasti kohe kinni tõmmata. Esimene ots sinna Kanepi suunas möödus päris hästi, sest et nagu ma hiljem tagasi tulles teada sain, oli ikkagi suures osas tagant tuul, nii et
Need mõlemad otsad Kanepis olid natukene kiiremad kui siis Kanepist tagasi Pühajärvele. Üldiselt see rattasõit läks sellises suhteliselt stabiilses tempos. Üritasin hoida siukest 30 kilomeetrit tunnis keskmist tempot, mis ka püsis kuni kuskil sinna 86, 7, 8 kilomeetrini, kus tagasi tulek oli juba päris raske, et tuul ja see, et tahaks läbi, tahaks, et see lõppeks juba. Ajaliselt tuli 3:03:04 rattasõidu ajaks, mis teeb siis 90 kilomeetri juures veidikene alla 30 kilomeetri tunni keskmist. Ratta osas tasub kindlasti veel ära märkivist see, et esimest korda kasutasin neid aeropaare, ehk siis sa oled sellises asendis ratta peal. Ma olin neid katsetanud 2 korda, mul oli teine sadul, mis oli tegelikult parem kui mu enda sadul. Ja natuke jäi selg kangeks seal viimases osas, aga üldiselt oli hea ja ma arvan, et see aeroasend andis ikkagi päris palju kaasa. Seega tunne on, et peaks endale ka vist mingid sellised asjad muretsema. Muus osas ei oskagi rattasõidu kohta midagi öelda, et tegelikult tunne oli hea. Korra käisin vetsus ka. Sõin, jõin, mingit vedeliku puudust ega siukest nälga või jõuetuse tunnet ei tekkinud. Et selles mõttes võis rattasõiduga lihtsalt rahule jääda. Rattasõiduga on muidugi alati see, et seda saab kiiremini jälle teha. Et ta on ikkagi pool aega kogu võistlusest, et väikesed detailid seal annavad tegelikult päris märkimisväärse paranduse ajale, ma usun kindlasti. Et tore oleks sõita ju pool tundi kiiremini. See oleks hoopis teine mäng. Peale ratast tuleb siis teine vahetusala, kus sõidad rattaga vahetusalasse, hüppad maha, ratas räkki, kiiver peast, võtad enda jooksukoti, vahetad lihtsalt, mul oligi, vahetasin rattasussid tossude vastu, vahetasin tegelikult sokid ka, võtsin jälle posu keele taskusse ja hakkame pähe ja minekut. Et seal tundus, et läks nagu kiiresti, samas vaadates aegasid, siis läks peaaegu täpselt sama kaua kui vahetusalas number 1. Jooks. See oli minu kõige suurem kartus sellel Ironmanil, kuna ei ole tegelikult väga palju jooksnud. Põhjus lihtne, mul oli detsembris meniski operatsioon paremal põlvel ja ma ei ole tundnud, et see põlv päris korras on olnud. Samas olen teinud siukse väiksemaid jookse ja siis natuke paar pikemat jooksu. Pikemal all ma mõtlen 10 kilomeetrit ja 11 kilomeetrit, mitte pikemalt. Ja ka kuskil 6 aega tagasi andis põlv kuidagi naljakalt märku, et ei saanudki täpselt aru, millest. Sain küll mingid rohud ja läks paremaks, aga natuke kartsin, et äkki väga palju jookseid jätan selle asja nagu võistluse jaoks. Ja tegelikult oli täiesti okei, et võistluse ajal mind otseselt põlv ei seganud, lihtsalt kuskil 13 kilomeetril lihtsalt keha vist sai aru, et oot, mees, vaata, et see kodust mööda jooks, et sa ei ole ju enne nii palju jooksnud siin lähima poole aasta jooksul. Et siis läks raskeks. Jalad lohisesid, tempo läks alla, kõik sellised asjad. Tempo kohta veel võib-olla nii palju, et plaan oli hoida sellist 6 natuke peale minutit kilomeetri kohta. Aga esimestel kilomeetritel nägin pidevalt kellal aegasid 5:10, 5:20, 5:30. Et midagi, et kes võib-olla see stardiala ja kõik see stardi-finiši ala vahetu piirkond, kus on hästi palju rahvast, see nagu lihtsalt boostis seda emotsiooni nii palju üles, et see lihtsalt liigutasid ennast nii palju kiiremini, kui võib-olla oleks pidanud. Teisel ringil jällegi, nagu ma enne ütlesin, alates seal 13 kilomeetrist kukkus see kilomeetri aeg päris palju, kuskile sinna 6:20, 6:15 juurde isegi. Esimese ringi tempo oli tegelikult jooksus väga hea, see oli kuskil mingi 5:46, kui ma õigesti mäletan. Teise oma ma täpselt ei oska praegu öelda, aga terve pool maratoni keskmine tempo oli 5:59, ehk siis kogu ajaks tegi see kuskil 2:06. Olen jooksnud pool maratoniga 1:42, nii et seal peaks olema paranemisruumi. Loodan, et ma saan selle põlve veits paremini liikuma.
ja selle jooksuga nüüd rohkem natuke tegeleda, sest tegelikult on mul niisugune salakaval plaan minna ka Valga triatlonile, mis on olümpiadistants ehk siis 1,5 kilomeetrit ujumist, 40 kilomeetrit ratast ja 10 kilomeetrit jooksu, mis on natuke võib-olla jõukohasem selles mõttes, aga eks näis. Olenemata sellest, et kogu see jooksu teine pool oli nagu üliraske, siis lõpuspurt ei jäänud olemata. See, nagu ma enne ütlesin, et see melu ja see rahvamass ja see kõik, see annab nagu, ma ei tea, see on parem kui mingi spordikeel ja sport oli päris hea. Ma isegi sain 2 jalga korraga õhku, võiks öelda, et midagi, mingit lohisemist ei olnud. Ja lõpp, see punane vaip, see, mida ma olin 6 tundi oodanud peaaegu. Et see oli tunne, see oli midagi sellist, mille nimel tegelikult või mille pärast sa rajal suutsid kõike seda kannatada. Et kui mul oli raske hetk, siis räägin siiski enamasti joostes, sest et ujumisel ja rattal väga hullu tegelikult ei olnud. Elasin üle, mingid halbu mõtteid ei tekkinud. Et see punane vaip, see lõpp, see ma tegin selle, siis sain kaela selle ja äge. Ma ei oska midagi, see on lihtsalt äge. Lõppude lõpuks jäi mul aeg siis 5.55, kohe ütlen täpsemalt ka, 5.55.21. Uskumatu päev, uskumatu üritus. Ma olen nagu uudiste TikToksin ja ma vaatan, et pimedaks hakkab minema. Alles oli päike ja nüüd enam ei ole. Et teen selle lõpuga kiiresti veel ära, et tahaks natuke seda nädalavahetust tagasi või tahaks juba järgmist aastat, tahaks, et tuleks ka mõni sõber veel võistlema. Tahaks tänada Glenni, Kristelit, kes tulid ka sellest osa võtma, kaaskannatama. Mõlemad olid tublid, me kõik olime tublid. Ja tahaks tänada ka kaaselajaid, Jüri, Kertu ja ma ei tea, Kristeli ema ja Kristo ja keda ma seal kõik tee ääres nägin karjumas. Et alati on tore, kui on rohkem kaaselajaid, seega järgmine aasta näiteks, et ära karda, tule võtta osa, tee natuke trenni, meil on aasta aega. Et see on kõik on võimalik, see ei ole nagu midagi nagu ilmvõimatut, et kui mina suutsin, siis suudad sina ka. Ja kui sa tõesti arvad, et mingi asi on midagi, ujumine ei sobi, jalgratas ei sobi, jooks ei sobi, pane kokku tiim, tehke kõik ühte asja ja see melu, see kõik, see üritus on seda väärt. Ja kui tõesti, ma isegi ei kujuta, mis see vabandus olla võiks, et mitte üldse kuidagi osa võtta, siis kaasa elama saab alati tulla. Et tulge kaasa elama, sellest see aitab nii palju ja seda ei ole kunagi liialt nii-öelda. Ja mis ma oskan öelda? Tänud korraldajatele, vabatahtlikutele, Ain-Alar Juhanson teeb kuradi head tööd selle üritusega ja ma loodan, et järgmine aasta siis stardis näeme, isegi kui üks inimene kuskilt mu sõpruskonnast lisandub kaaskannatajate rividesse, on see juba puhas boonus. Nii et näeme stardis!